No Lauri, mis täna? Ma ei tea, kell on 12 öösel, me salvestame seda osa uuesti, mis sa arvad ise, mis täna? Täna, miks ma niimoodi olen riides ka kõigepealt? Sellepärast, et on jaanipäev. Me hakkame rääkima täna jaanipäevast ja sellest, mis vanarahvas jaanipäeval tegi. Et teie, kallid inimesed, teaksite ka, mida jaanipäeval teha. Et ei jooks ennast lihtsalt kulmudeni täis, ei istuks autorooli või läheks ujuma. Nii et me pakume teile välja alternatiivtegevusi. Just, ma nüüd, see oli minu nagu reality check, Lauri on expectations. No, expectations, ja mina olen see, kes nagu ilmselt nagu siin kohe varsti sukeldus sisse, jaa! Marti, tule nüüd siia, sa oled paljas küll piisavalt juba, et saame saadet tegema. Tuleme õhtul siia, nagu peaks juba jahedam su stuudio olema, ikkagi kütab kuuma, sest et meil on kanalimäega tuld. Ja me oleme lihtsalt nii kuumad kutid, et üksteist puhakuhu ruumi me sisse astume, hakkab jää kohe sulama. Just, ja kui sa pole juba subscribe pannud, siis tõesti, meil natuke viimane kord, kui me ütlesime välja 83, nüüd on juba 82%, kes pole subscribe. Aga jah, midagi liigub. Aga see selleks, teeme sulle väikse testi, kui palju sa tead jaanipäeva tavasid, kombeid ja muid hälbeid selle asja juures. Mis pidi olema jaanitule platsil? Kas õlleputka, kiik või veeanumad käest läinud tule kustutamiseks? Vaata, see on see, et kuna mu ema on niisugune rahvakultuuri spetsialist. Kultuurnik, nagu sul endalgi, meil on samasugune taust. Meie emad on kolleegid, erinevates Eesti otsades, aga siiski. Ma olen kuulnud seda juttu, nii et ma tean, et seal see kiik on selle jaoks olemas, et selle lapsed saaksid käia ja kiikuda samale, kui vanemad teevad neid tükke, nii et kiik peab kindlasti olema. Otsimas metsas midagi, millest me kohe varsti rääkima hakkame. Ja õige vastus, igal jaanitule platsil pidi olema kiik. Ja kui sinu koduküla jaanitule platsil kiiku ei ole, siis vutt vallavanema juurde ja nõua kiiku, sest et mis siis lapsed tegema peaksid jaanitulel? Ka ennast täis jooma, nagu mina 9-aastaselt, oksendasin nina kaudu džinni välja. Ei olnud hea. Elu 24 artikkel incoming, no. Millega ehiti lõkkeplatsi? Kaskedega, laternatega või elektriküünaldega? Vanasti. See on kõik tunduvad jumal mõttetud asjad, millega ehtida nagu platsi minu jaoks. Nagu, esiteks mõtleme selle peale. Millega sina ehiksid, kui sina tahaksid nüüd korraldada jaanituld, millega sina ehitaksid? Jaa, aga ma mõtlen selle tagasi, et nad olid nagu ajast tagasi, on ju. Eestis nagu, me oleme nüüd enam okeid järel, me oleme Euroopa Liidus, natuke raha on ju, saame lubada endale latere. Leedukatest oleme halvemini tuli just täna välja. No väga hästi, nagu nii lähme jätame alkoholi raha kõik sinna Lätti, on ju. Nüüd kohe varsti pole jälle meil raha, et raha neil ei olnud vanadel eestlastel, nii et nad pidid tegema. Äkki küünlad ja laternad, Õige vastus ja õige vastus oleks olnud ka kaskedega ja õige vastus oleks olnud ka elektriküünaldega. Kas sellepärast laulavgi kaske. Ja mis on tore veel nende kaskede juures, tänapäeval me saame aru, kui populaarne tüdruk on selle järgi, kui palju tal on Instagramis followere ja palju tal on like, aga vanasti, kui poisid tahtsid tüdrukutele like'i panna, siis nad viisid neile kaseakna alla ja siis hommikuti said tüdrukud ja nende perekond nimetada, kui populaarne nende peretütar on ja said hakata vaatama ja vaadata, kas see peretütar on veel kodus või on kuskile kellegi kellelegi sängi pugenud. Mille järgi said lapsed aru, et algamas on jaanipäev? Isa hakkas kohe hommikul jooma. Kusjuures see oli minu esimene pakkumine, isa hakkas tina panema. Mindi metsa kaskede järgi või ärkasid seatapu peale? Kui mina olin väike, siis mina olin Vana-Vigalas, seal olid alati niisugune nagu vallapäevad ja nüüd oli alati jaanipäeval, siis meil oli proov selle sama hommikul, on ju. Proov, jah, me kõik esinesime seal. Vaat, meil oli niisugune asi, et siis teadsid, et jaanipäev on kohe käes, on ju. Aga mina, nagu ma ütlesin, see esimene pakkumine, mis mul pärast seda tuli, et nagu seal härrad hakkavad jooma. Varakult juba, jah. Vale vastus, tegelikult said lapsed aru, et jaanipäev on kohe käes selle järgi, et issi kutsus nad metsa kaasa kaskede järgi. Et minna nagu siis naabritüdruku akna alla kaskede. No pärast laiki vajutama jah, sinna naabritüdruku akna alla. Oled sa kuulnud sellest, et käiakse metsas otsimas sõna ja lõi? Midagi olen kuulnud, jah. On, jaanitule käiks otsimas sõna ja lõi. Minu küsimus tulebki siis sulle selline, et millega premeeritakse sõnajala õie leidjad? Kas ta saab ratsarikkaks ja hakkab valdama erilisi oskusi ja salakeeli või ta näeb unes oma tulevast kaasat või ta saab igavese nooruse? Igavese nooruse saad sa siis, kui sa lähed sinna allika juurde ja viskad tal näkku vett, on ju. See on nagu asi, mis on kindlasti sellega. Ratsarikkaks. See on nagu niisugune jällegi nagu kergeusklikud eestlased, nad tõesti võisid uskuda seda. Saad ratsarikkaks ja leiad sõna ja lõia ja kukkud kasunglöörima. Kui väiksena ma käisin, otsisin, vaata neid, mis on need 4 haru või 3 haruga, vaata need iga... Sa mõtled Sireli 4-seid ja 5-seid otsid. Just, mis sa sõin kogu aeg neid geenimutatsiooniga Sirelit tegelikult.
tulevast kaasat sa pidid midagi tegema veel, et ma arvan, see ratsarikkaks. Täitsa õige, see, kes leiab siis sõna ja lõie, saab ratsarikkaks ja hakkab valdama erilisi oskusi ja salakeeli. Kuidas sa saad selle, et sa näed oma kaasat? Ma see oli ka mingi teema juba. Seda ma ei tea, aga ma tean, kuidas sa saad Jaani laupäeval teada, mis su lemmikvärv on. Nii, kuidas? Kui sina tahad Jaani laupäeval teada saada, mis su lemmikvärv on, siis sa pead magama ühe öö jooksul 7 erineva mehe või naisega ja siis hommikuks saad sa teada, mis su lemmikvärv on. Millega pesti jaaniööl nägu, et saada igavene noorus ja tervendav jõud? Ma ütlesin, see on ju see allikavesi või on või? Kuula nüüd variante. Okei, kuulan variante. Allikaveega, konnakullestega või jaanikastega. Jaanikaste on siis see hommikul murune kaste, mitte Jaan läheb ja läheb. Teinud mingi leeme valmis ja hakkab sellega nagu pasema. Jaan on seda natuke märjukest joonud ja läheb nuka taha ja siis on see... Jaanikaste, jaanikaste, jah. Aga millega siis saadakse igavene noorus ja tervendav jõud? Allikavesi tundub see kõige loomulik. See tundub väga loogiline, väga loogiline, aga tegelikult ei ole. Tegelikult jaanikastega tuleb pesta. Aga nii, mida võis võita jaanivihast keha külge kleepunud lehtedega? Vihtled, eks ole, saunas ja lehed kleepuvad keha külge, mis võis sellega võita? Jaanipeol tule süütamise õiguse, järgmise esimese öö õiguse või armastatus. See on nagu selles järgmise öö õigus on siis, kui see malevaegses filmis. Ja see on siuke väga pime keskaeg Eestis, kus siis külavanem magas kõigepealt sinu pruudiga ja kui mina oleksin külavanem, siis kui sina tahad Liina Kabellud, siis ta käib kõigepealt minu sängist läbi ja siis tuleb sinu sängi. No siis on see, et nagu miks kõik lapsed ühte nägu on, jah? Jep. See ma selle jätaks välja, sest et nagu... Esimese öö õigus jätaksin välja. Et lähed lihtsalt mingi kaselehed on peo peal. Lähed seal, et meil lembitu, kuule lembitu. Tõmba eemale, noh. Tõmba korraks korrale, et mul on rohkem kaselehti, neid vihalehti kui sul. Armastatu süda. Väga õige, sest et jaanitules ütleb ikkagi külavanem, mitte mees, kellele kõige rohkem lehti täis. Miks taheti olla jaanilõkke juures alati sealpool, kus suit sulle näkku puhus? Selleks, et varjata oma pesemata keha lõhna. Teine variant on see, et jääda pilve ja kolmas on selleks, et sellel on tervendav mõju. Minule kohe tuli meelde mõttesse nagu see, et nagu sääsed ja jaanipäev käib eos kokku, et nagu... Vana rahvast need ei seganud. Nad olid nii paksu naaga. Panid siis seda tossu. Panid tossu, pilve jääda. Ja ma tahan siiralt loota, et eestlased ei olnud nii lollid, et nad lähevad tossu mingit vingu sisse hingama. Et neil oleks tunneks, mul on tervis. Ma tervendan ennast. Tõsi on, Marti, nii nad arvasid ja vanad eestlased olid veel ka nii tublid, et nad ajasid lehmakarja ümber lõkke, et lehmad seda tossu sisse hingaksid, et siis tuleb hea piimaaasta. Vot selline oli meie tänane jaanipäeva erispetsial ja homme tuleb teile veel super special koos lausa 3 külalisega, ehk siis meil on kaamera ees 5 inimest, me ei kujuta ette, mis ära mahume. No tuleb igal juhul epik, igal juhul. Loeme nüüd palun sõnad peale ka kõigile inimestele jaanipäeva. Veekogud, väga toredad asjad, kui sa oled joonud, kui sa oled väsinud, tüdrukutele esinema ei ole vaja hakata sellega, et sa näitad, et suju tuli järve ja poole peal ära upud, just. Alkohol. No pigem jätke see ka vahele, võtke nagu rahulikult. Õlle 2. Maksimaalselt. Kui te olete 18+. Just. Ja proovige, võtke challenge, kuidas on jaanipäev kainena, sest et mina kindlasti teen seda see aasta. No mina lähen ja filmin ja olen tööl, nii et minul on nagu sellega korras, mina olen. Ilusat jaanipäeva, olge kõik terved ja loodame, et näeme teid ka terves tükis siin juba varsti, nii et beware. Kui sa ei viitsi 6 mehe või naisega magada, siis pannes subscribe, saad sa juba homme kindlasti teada, mis sul lemmikvärv on. Punane. Tšau. Marti, lähme koju. Jaa. Sa pead monteerima hakkama. Järgmises osas. Tegelikult nagu mul tuli üks asi küll, millest ma tahaks lahti saada, aga ma võtan selle maha. Kas sa kardad nüüd? Ei. Trauma alert.